Olen siis Kaur Kõue Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi maavarade osakonnast ja räägiks lühidalt siis ehitusmaavarade nõudluse ja siis varustuskindluse andmetest siis MKM-i vaatest just. Et alustaks kõigepealt sellest, et miks me üldse räägime MKM-i siis koosseisus maapõueressurssidest ja maavaradest, et maapõue valdkond on tegelikult jagatud siis Keskkonnaministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahel. Et siin viimase 5 aasta jooksul on toimunud erinevad sündmused, et 2017 aastal Riigikogus kinnitati siis maapõuepoliitika põhialused aastani 2050, mis sisaldas siis ettepanekut maapõue kasutuse valdkonna senist korraldust muuta ja tekitades siis MKM-i maapõue uurimise ja kasutamise valdkonna kompetentsi. Ja sellega seonduvalt siis 2018. aasta alguses alustas tööd Eesti Geoloogiateenistus. Hiljem siin EGT inimesed ka räägivad mõned ettekannetega. Ja miks siis EGT moodustati? EGT moodustati siis MKM-i valitsemisalas, kuna siis peamine riiklik huvi maapõue uurimiseks on just majanduslik. Ja EGT loomise ajendiks oli siis asjaolu, et seni ei olnud potentsiaalsete maavararessursside kohta riiklikult uuringuid tellitud. Ja nii siis loodi siis EGT-ga riiklikul tasandil varasemalt puudunud rakendusgeoloogia funktsioon. Niisiis 2020. aastal siis võttis Riigikogu vastu Vabariigi Valitsuse seaduse ja siis millega muudeti ka MKM-i valitsemisala ülesandeid. Ja see Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus, selle kohaselt lisati siis maapõueressursside valdkond MKM-i valitsemisala koosseisu ja need muudatused olid siis seotud maapõue valdkonna koordineerimise struktuuri korrastamisega ja vastutusvaldkondade täpsema määratlemisega. Ja siis MKM-i valitsemisala kirjeldust muudeti ja siia lisati siis maapõueressursside valdkond ja tegevustena siis geoloogiline kaardistamine ja riikliku geoloogilise kompetentsi tagamine. Ja alates siis selle aasta veebruarist on tegelikult ka MKM-i koosseisus ka eraldi maavarade osakond. Siin siis veel lühidalt, mis on siis MKM-i valitsemisalas maapõueressursside valdkonna arendamisel vastutav MKM siis eelkõige analüütika ja uurimistegevusest. Et ma ei hakka neid siin ükshaaval ette lugema. Siis mõningad konkreetsemad tegevused ka, et millega MKM just maavarade poole pealt siin tegeleb, et maapõueressursside uurimine ja kasutamise koordineerimine koostöös siis Keskkonnaministeeriumiga ja siis samamoodi EGT-ga, siis maapõue puudutavas seadusloomes osalemine, et siia hulka kuuluvad näiteks maapõueseadus, keskkonnatasude seadus, aga näiteks ka atmosfääriõhu kaitse seadus, jäätmeseadus, looduskaitseseadus ja nii edasi. Siis on geoloogiliste uuringulubade ja kaevandamislubade kooskõlastamine siis maapõueseaduse mõistes just siis põlevkivi, fosforiidi ja metallitorme uuringuload ja kaevandamislubade taotlused siis. Ja siis lisaks siis riigi huvi määratlemine uuringu ja kaevandamislubade taotluste menetlustes ja siin siis räägime eelkõige ehitusmaavardest, harvem ka põlevkivist ja peamine ülesanne on siis meil kujundada uuringuloa lubade ja kaevandamislubade taotluste osas, kus siis kohalik omavalitsus on vastu, aga arendaja soovib taotleda loa andmise nõusolekut Vabariigi Valitsuselt
määratleda siis riigi huvi ja valmistada ette vastavaid dokumente Vabariigi Valitsusele otsustamiseks. Et eelnevalt oli siis Vabariigi Valitsusse pöördumine korraldatud Keskkonnaministeeriumi poolt, kuid siis seoses selle Vabariigi Valitsuse seaduse muudatustega eelmisel aastal on see nüüd siis NKM-i ülesanne. Ja ehitusmaavarade osas riigi huvi määratlemisel on just oluline roll tuleviku nõudluse andmetel, et tagada siis tarbijate ja riigi infrastruktuuri ja ehitusobjektide nõuetekohane ja majanduslik optimaalne varustamine tulevikus ehitusmaavaradega. Siis lisaks on meil põlevkivi ja energeetilise turba kaevandamise õiguse tasude arvestamise haldamine, mis siis baseerub siis raske kütteõli ja hakkpuidu hindadel. Neid andmeid me kogume siis Eesti Varude Keskuselt ja RMK-lt kvartalis. Ja nende hindade alusel saab siis määratleda põlevkivi ja hästi lagunenud turba kaevandamise õiguse tasusid. Ehk need kaevandamise õiguse tasud siis sõltuvad maailmaturu hindadest. Ja siis osalemine ka maapõue kasutamise keskkonnamõju ja tõhususe hindamisel, maapõue kasutamise korraldamisel ja ruumilise planeerimise süstematiseerimisel. Niisiis, minnes nüüd täpsemalt siis tänase teema juurde, et milleks on siis nõudluse ja varustuskindluse andmed ehitusmaavarade puhul, siis alustuseks on näha siin Eesti põhiliste ehitusmaade määraldiste paiknemine. Joonised on võetud eelmise aasta maavaravarude koondbilansist. Siin on siis näha, et see ehitusmaade levik Eestis on seotud otseselt Eesti geoloogilise ehitusega. Seetõttu on siis riigi eri piirkondades sama maavara kvaliteet olla väga erinev. Ja millest omakorda tulevad erinevad kasutamise võimalused. Ehk siis Lube ja Tolokivi maarad on enamasti siis Põhja-Eestis, sest Lõuna-Eestis seda materjali lihtsalt ei leidu. Lõuna-Eestis Võru maakonnas leidub tegelikult. Aga üldiselt on seda ainult Põhja-Eestis ja ehitusmaavarade karjäärid paiknevad ajuselt, sest seda materjali reeglina transporditakse tarbimiskohtade lähedalt. Sellel on siis ka keskkonnahoidlikkuse ja majanduslikud kaalutlused, ehk siis transport saastab ja transport lõhub teid ja on kallis. Ja siin on all väike statistika, et eelmise aasta koondbilansi andmetel on Eestis kuskil 77 Lube ja Tolokivi määraldist ja ligikaudu 500 liiva ja kruusa määraldist. Siis siin on selline graafik, kus on näha siis viimase 15 aasta maavarade kaevandamismahud maavara liigi kaupa ja siis SKP muutus ka. Et siin selgub siis, et ütleme viimase 15 aasta keskmine kaevandamismaht on kokku olnud siis kuskil 8 miljonit kuupmeetrit aastas ja viimase 5 aasta keskmine kaevandamismaht siis kuskil 9 miljonit kuupmeetrit aastas. Et kui me räägime siis ehitusmaavarade varustatusest või siis varustuskindlusest mingis piirkonnas, siis selle loogika on nagu lihtne, et võtame piirkonna konkreetse ehitusmaavara kaevandatavad varud ja jagame selle siis ehitusmaavara viimase 5 aasta kaevandamismahuga. Ehk siis praegune ehitusmaavara varustatuse hinnang siis lähtub minevikust, ehk siis viimase 5 aasta kaevandamismahtudest. Selle põhiline probleem seisneb siis selles, et mineviku andmed ei võtta arvesse tuleviku nõudluse võimalikke hüppelisi muutusi. Need andmed on võetud siis maavaravarude koondbilansist ja need on, mille andmed siis pärinevad keskkonnaregistri maavarade nimistu andmebaasist, millega siis Maa-amet tegeleb. Siis siin graafikul on siis näha põhimõtteliselt nagu tulevik, ehk siis nõudluse prognoos aastani 2030 ja need andmed siis pärinevad Transpordiametilt, kes siis koondas selle aasta alguses kokku riigipoolse
ehk siis Transpordiamet, Rail Baltic, Eesti Raudtee, RMK, ehitusmaavarade nõudlusandmed ja siit selgub siis, et keskmine nõudlus on kuskil 11 miljonit kuupmeetrit aastas, ehk siis kui me eelmisel slaidil oli siin keskmine 8-9 miljonit kuupmeetrit kaevandamise mahud siis aastas, siis nõudlus on oluliselt kõrgem. Ja see tuleneb siis eelkõige siin Rail Balticu ehitusest ja selle nõudlusest. Et mainiksin ära, et siin kohalike omavalitsuste ja erasektori nõudlus on nüüd hinnanguline, et nende käest ei ole võimalik väga täpseid andmeid saada. Et erasektori alla on mõeldud siis ehitusmaterjalitööstust ehk siis betoon ja betoontooted. Siin graafikul on siis sisuliselt kokku pandud 2 eelmist graafikut ehk siis viimase 15 aasta ehitusmaavarade kaevandatud kogused ja siis järgneva 9 aasta nõudlusandmed. Et vahe on lihtsalt selles, et siin graafikul on kaevandamismahtude osas kõik ehitusmaavarade mahud kokku liidetud ja nõudluse osas siis kõikide sektorite vajadus kokku liidetud. Ja siis taaskord on näha, et alates 2023. kuni 2028. aastani on oodata nõudluse kasvu. Ja siis seoses nende nõudlusandmetega ongi tegelikult tekkinud vajadus nagu ümber vaadata see praegune nii-öelda varustatuse hinnangu mudel või siis varustuskindluse mudel ja sellega seonduvalt siis valmib MKM-i tellimusel selle aasta lõpuks uuring, Tartu Ülikool teeb seda, mille nimeks on ehitusmaavarade otstarbekama kasutuse mudelite ja riigihuvi määratlemise metoodika väljatöötamine. Selle eesmärk ongi see välja töötada mudelid ja metoodilised soovitused, kuidas me saaksime tulevikus seda varustatust hinnata, varustatust ja varustuskindlust ja riigihuvisid hinnata. Siis tegelikult on võimalik veel ka nõudlus, tegelikult kaevandamine nõudlus mõlemad siis maakondade lõikes ära kaardistada, välja tuua. Et siin on siis näha Luve ja Tolokivi ning Liiva ja Kruusa viimase 5 aasta kaevandamismaht keskmiselt aastas ja siis keskmine nõudlus aastas, arvestades siis Transpordiameti, Rail Balticu, RMK, Eesti Raudtee, kohaliku omavalitsuste ehitusmaterjalitööstuse prognoositud nõudlust kuni aastani 2030. Ja siit on siis näha, et graafikult eristub selgelt Harjumaa, kus on nii kaevandamine kui ka nõudlus nii siis Paekivi kui ka Liiva-Kruusa osas väga kõrge. Siis eristub veel selgelt Pärnumaa, ja tegelikult eelkõige Pärnumaa, kus siis Liiva-Kruusa nõudlus on väga suur, kuna siis Rail Balticu ja 2+2 teede ehitus nõuab suurtes kogustes Liiva-Kruusa. Ja Pärnumaal kulub võrreldes näiteks Raplamaaga, kus ka Rail Baltic hakkab läbi minema, siis oluliselt rohkem Lübjakivi Rail Balticu jaoks. Siis näiteks Ida-Viru, Järva, Jõgeva ja Tartu maakondade kõrge nõudlus on eelkõige siis Liiva-Kruusa osas tingitud ilmselt siis 2+2 teede ehitusega. Lisaks eristuvad siin sellised maakonnad, kus näiteks Luve ja Tolokivi üldse kaevandatana, ehk siis Tartu, Viljandi, Põlva ja Valga, kus on tegelikult olemas Luve ja Tolokivi või siis ehituspaekivi vajadus, aga paraku puuduvad geoloogilise ehituse tõttu varud, mida kaevandada. See tähendab seda, et materjal tuleb tuua kaugemalt tõenäoliselt põhjas asuvatest maakondadest. Et kui me siiani nagu rääkisime kaevandamise nõudluse andmetest, siis tegelikult väga palju räägitakse ka ehitusmaavarade kasutamise statistikast. Et tegelikult me teame ehitusmaavarade kaevandamismahtusid aastate lõikest, kuid tegelikult puudub ehitusmaavarade edaspidise väärindamise ja kasutamise statistika.
ja seetõttu saab siis ainult oletuslikult hinnata erinevate meriitsmaavarade kasutamise valdkondi ja koguseid, ja puudub tegelikult ametlik teave, millisest maardlast ja kui suures koguses mingit ehitusmaavara mingi taristu rajamiseks kasutati. Ja statistikat on vaja, kuna siis kogu maavarade väärinduse riiklik poliitika peaks toetama nii kaevandamise kui ka kasutamise statistikale. Sellega seonduvalt siis MKM-i poolt sellel aastal Statistikaametile tehtud ettepanek, et riikliku statistikaprogrammi lisada ka ehitusmaavarade kasutamise statistika. Ja lisaks siis on MKM RAMile teinud ettepaneku, et alates 2023. aastast lisataks statistikatööde programmi ehitusmaavarade kasutamise uuring. Kas see nüüd statistika tegemine ka ellu viiakse, siis eks see siis sõltub edaspidistest otsustest ja ka riigieelarvelistest vahenditest. See oleks tegelikult lühidalt kõik minu poolt.